Eesti Nõidade Liidu teleajakiri Nõiduse Hääl oma järgmise artikliga Tartu nõid selgitab ühte asja. Tekst, Ujemki ja nii edasi tekst. Mees, kes ei teadnudki ju, et kuskil on midagi juhtunud maailmas, midagi sellist, mille kohta ei ole mingeid selgitusi. Ennem seda, kui keegi ise saab aru, et ümber atompommi kõik tiirleb siin maailmas ikkagi ju. Sest et kui keegi on vaid kuskil mingi riik ja kui keegi räägib ja kui keegi võtab sõna ja keegi kavatseb kedagi maha lüüa ja keegi kavatseb kellegi tervise ära rikkuda ja kellegi majanduse, siis nad kõik kardavad tuumasõda, sest atompommist ei saa siin üle. Nõiduse Hääl ajakiri on selgitanud seda juba pool aastat tagasi. Nüüd see muutub järjest tõsisemaks, seetõttu ka nõia klient ja nõia austaja ja siis Eesti Nõidade Liidu tegevuse jälgijagi võiks mõtiskleda selle peale, et kui aus saab olla siin maailmas, kui midagi nii tohutut ja nii hirmuäratavat ja nii suurte võimsustega asja siin maailmas on olemas, sest võimsuste järgi kõik asjad ju toimuvad. Ja kui on olemas asju, mille võimsused on peaaegu piiramatud, nii tohutult suured on need võimsused ka taktikalistel tuumarelvadel tänapäeval, et 300 kilotonni, see on juba taktikaline tuumarelv, aga Hiroshimasse langes ju ainult 20 kilotonni. Niimoodi, et mis saama peab kõikidest asjadest. Lisaks radiatsioonifoon ka siin Eestis dosimeetri järgi on liiga kõrge. See ei pidanud niimoodi olema, et see kõigub kahekordseks aeg-ajalt. Seetõttu tähendab see seda, et igasuguseid protsesse on lähenemas, ükskõik kas siin keegi puistab mingisuguseid asju laiali või mitte. Aga niisamagi, sellepärast, et tükk maad ennem seda, kui ilmuvad tuumarakettide jäljed ja muud asjad ilmuvad maailma etteteated selle kohta, et midagi on tulemas. Ja Tartu nõid näidab, et ennem seda, kui atompomm on tulemas iga konkreetselt kuhugi maastikule, vähemalt 10 päeva ennem seda on tunda näed niimoodi 00 nüüd. Ja selles kohas, kus ta kukub, vaat niimoodi süveneb see tunne ja elutunne muutub peaaegu võimatuks tunnetada ja elutegevus hakkab lakkama, siis hakkab kurgus lämmatama ja rinnus hakkab tasapisi pistma ja süda hakkab lööke vahele jätma. Nii et ära sa muretsegi, et su tervisega midagi on valesti, vaid atompomm teatab ette enda kohta. Ega see ei ole nii väga inimkonna käsutuses, et seal on teisi, kes seda teevad ja tulnukas hoiab ka näppu juba nupu peal, ma ütlen. Seetõttu vaat selline tunne. Ja mis siis on vaja teha sellistes tingimustes, kui võimalik eemale minna kuhugi, kus seda tunda ei ole. Kas või kuuks ajaks võtta puhkus ja minna kuhugi, sest ega see igale poole ei tule. Et need on väga konkreetsed asjad. Mis siis veel saab, kui midagi strateegilist tuleb, kui taktikalised asjad on juba niisugused. Seetõttu selliseid lohutavaid stseene on vähevõitu. Ja isegi kui Eesti sensitiiv ei võta vedu sellest teemast, mis nad selle kohta ikka saavad ütelda, need on nõia teemad seletada rahvale. Ja kui rahvas soovib, eks ta siis paneb tähele ka, et midagi muutub maastikul. Parem kui võetakse õppust jaapanlastest ja leitakse endale dosimeetreid, hakatakse mõõtma neid mikrosiiverteid, mitte röntgeneid enam ammu juba, aga mikrosiiverteid niimoodi, et keegi saaks aru, mis edasi toimuma hakkab, sest et ka niimoodi on võimalik aru saada. Sest et kui midagi kiirgab, siis see kiirgab ikka konkreetselt maakohtadesse. Lisaks nõid ei ole pessimistlik ka väga selles asjas, sest et Atlantise tulemine seisneb ju tulemüüris enam-vähem. Nii nagu siin üks artikkel selles samas Nõiduse Hääl ajakirjas selgitas piltidega, et võib vaadata ja tutvuda nende asjadega. Aga see on selge kõikidele, et endist maailma ei ole enam. Mitte Covidi tõttu ainult, vaid sõjajumal on astunud samme, et kahjuks kiriku tõttu ei ole teada teiste jumalate olemasolust praegu. Nad on taandanud ennast, et rahvas saaks nautida seda, et kedagi ei ole ja et nad saavad teha, mis nad tahavad, aga siis tuleb mingi asi ja viibutab näppu ja kõik on jälle paigas ja endised asjad lähevad edasi ja midagi pole kuhugi kadunud, sest võimukad isikud nagu jumalad ei kao kunagi kuhugi. Ja Atlantiski väärib uut tähelepanu kindlasti Eristose osa maailmade osas on Atlantis on nagu
üks konthambus, et närida seda, see on üks nimetus, mis ei tähenda suurt midagi. Aga võib kasutada selguse mõttes, et keegi midagi aru saaks nendest teemadest, mis jälle jutuks tulevad. Samas, kui keegi on soovinud siin ütelda Eestis, et reiki kunst on pärit Atlantiselt, siis see on naeruväärne, see küll ei ole tõsi. Ja teisigi asju ei ole Atlantiselt pärit, nagu jooga ja kundalini jooga ja muud, mida ka soovitakse seostada, vast kõike soovitakse millegagi seostada, et autoriteetne olla. Aga autoriteetne asi on autoriteetne ka niisama, et ei tasu seostada Atlantisega. Atlantisel on täiesti omad asjad ja küll neid seletab seda edaspidi.